See oli ka üks põhjus tegelikult, miks ma tahtsin ka minna doonoriks, et ma saaksin enda kohta teada, et kas mul endal on kõik okei arvudega, mis seisus ma ise olen. Et üks esimesi kohtumisi oli selles mõttes nagu šokeeriv, hiljem tuli välja, et kõik on okei, aga eks need mingid asjad on ikka inimestelt iga erinevad, et kas mis siis näitab näiteks ultrahelis, mida ei näita. Et see, ma õppisin ka seda, et minu jaoks on väga oluline, et ma saaksin tulevikus lapsi ja see kogus oli minu jaoks palju olulisem, kui ma arvasin algselt. Et see esimene šokk, kus ultrahelis tuli välja justkui, et ei ole väga palju või tunduvad siuksed, et ühesõnaga, et miski ei ole päris nagu nii. Ma mäletan, ma seal koha peal nagu mingi, okei. Ja siis teel koju ma olin niimoodi ema kõne otsas, nutsin mõtlesin appi. Nüüd ongi kõik, nüüd hakkan hoopis ise midagi külmutama ja pean ise hakkama mõtlema, kuhu ma pöördun ja nii edasi.